Projektor on lihtne veebipõhine vahend projektimeeskonna ühise töö haldamiseks veebis. Sinna saab sisse logida oma Facebooki kontoga. Klõpsame Facebooki ikoonil, selle peale logitakse meid süsteemi sisse. Esimesel korral küsib Facebook ka nõusolekut, kas ma tohin sind sisse lasta sinna ja mingisuguseid andmeid siit selle projektori poolt Facebookile ei edastata, nii et selles suhtes võib rahulik olla. Uue projekti lisamine projektoris käib väga lihtsalt, lisa uus projekt, lisan pealkirja, näiteks QR Herbarium, väike projekti kirjeldus ka, QR koodidel põhinev Herbarium, määran projektile alguse ja lõputähtaja, klõpsan lisa ja nüüd ma olengi juba projekti keskkonnas sees. Hakatuseks ma pean siia lisama ka teised kasutajad, otsin nüüd oma projektikaaslasi, plussmärk kastis osalejad, lisaosaleja, otsin, kas minu kolleeg Terje on siin, tõesti, ta on täitsa olemas, otsin, kas Kersti leidub ka siit, otsi, täitsa olemas, nii, nüüd mul on juba projektis 3 osalejat. Edasi läheb asi niimoodi, et ma lisan ülesanded, näiteks andmete kogumine, intervjuud ja lohistan selle siit tekstist kinni hoides siia alla kasti, ajajoone alla kasti ja oletame, et see andmete kogumine algab täna ja lõpeb nädala pärast. Lisan. Nii. Ja nüüd ma saan sellele ülesandele lisada täitjad. Näiteks ma jätan andmete kogumise Kersti hooleks. Lisan ka teise ülesande andmetöötlus Exceliga ja selle viin samuti siia kasti, tema algab siis, kui andmed on kogutud 21. ja lõpeb näiteks 31. Ja sellele panen täitjateks Terje ja iseenda. Ja nagu näete siin parempoolses alumises kastis sündmused ja sõnumid, siin siis kõik mu tegevus dokumenteeritakse Facebooki stiilis sellise tegevusvoona. Samamoodi ma saan siia tegevusvoogu kirjutada ka sõnumeid, mida näevad siis teised mu kaaslased. Nii, ja see sõnum ilmub siia samasse tegevusvoogu. Siia allikate kasti ma saan siis lisada erinevaid materjale, mis on kuskil veebis olemas. Ma siia keskkonda midagi üles laadida ei saa failide kujul. Need peavad olema kõik kusagil mujal. Noh, näiteks võtame põhikooli gümnaasiumi seadus. Ja siia ma peaks siis kirjutama siis selle veebi aadressi, kus ta leida võib. Ilmselt on ta kuskil seal riigiteataja lehel olemas. Ja siin siis ma ütlen, kas tegemist on mingi tavalise dokumendiga või tabeliga või pildiga. Nii, lisan. Ja need dokumente saab ka siis siduda siin sündmustega. Ta läks selle andmetöötluse juurde nüüd näiteks. Ja lõpuks siis projektijuht hakkab siis jälgima projekti täitmist. See vertikaalne joon näitab, et millise ülesande juures me praegu oleme, mis peaks praegu täitmisel olema ja millises seisus nad on. Aga kogu töö tulemused, väljundid paiknevad siis ülalpool seda ajatelge ja ma saan siin lisada dokumente, näiteks projekti esitlus, PowerPoint. No, siin tuleb siis lisada see aadress, nagu ma ütlesin, siia
faile üles laadida ei saa, aga noh, oletame, et näiteks ma teen selle esitluse docs.google.com keskkonnas ja siia peab siis selle aadress tulema. Nii, ja nüüd see esitlus paiknes siia ja ma saan sellest esitlusest veel uusi versioone teha ja ka teisi dokumente lisada siia ülalpoole ajatelge, mis on seotud minu projekti väljunditega. Samamoodi ma saan siia ajatelje peal klõpsates lisada siis mingisuguseid verstaposte või selliseid kontrollpunkte, kus ma pean kontrollima, et kas näiteks selleks hetkeks mul peavad olema andmed kogutud, sest muidu ma ei saa alustada andmetöötlust. Nii, siia tekkis punane lipuke. Niimoodi toimub siis projekti tegevuste haldamine projektori vahendi abil.